Tere tulemast kõigile! Aitäh, et te liitusite veebiseminariga Nutikad kulu- ja lähetusaruanded Envoice'iga. Mina olen Rivo Jõepere ja minu eesmärk täna on teile tutvustada neid võimalusi, kuidas Envoice'i mobiilirakendusega saab siis teha kulu- ja lähetusaruandeid. Kõigepealt räägime sellest, kuidas neid aruandeid tehakse. Siis räägime juba, kuidas siis neid kuluaruandete poolt Envoice'is seadistada. Ja viimase asjana räägime sellest, et kuidas siis toimub siis nende aruannete ülevaatus raamatupidaja poolt, et enne kui nad lähevad majandustarkvarasse. Sattusin siis Envoice'i mobiiliäppi. Envoice'i mobiiliäppi saab siis alla laadida nii iOS-ile kui ka Androidile. Kui te nüüd selle mobiiliäppi alla tõmbate ja mingil põhjusel on see inglisekeelne, siis tuleb kõige esimese asjana minna menüüsse seaded või settings siis vastavalt ja valida siis siin keeleks siis eesti keel. Siis võib tagasi minna juba ükskõik millisesse muusse menüüsse kviitungid, aruanded või ostuarved. Aga alustame siis kviitungite pildistamist. Siinkohal on päris oluline ära märkida, et nagu te siin näete, et nii on siin all Envoice'i mobiiliäpis on menüü, on kviitungid, aruanded ja ostuarved. Ja niisamuti on siis lisamise nuppu taga 3 võimalust. Kviitung, ostuarve ja aruanne. Mis neil vahet on? Et Envoice'i jaoks ei ole vahet, nagu kviitung ei ole see, mis on selline väiksem paberitükk. Et kui teil on see, siis te valite kviitung või kui teil on suur A4, mis tuli teile juhuslikult paberi peale ja siis see on ostuarve, tegelikult on hoopis vahe sellest töövoos, mis sellest dokumendist saab. Et kui te pildistate kviitungi, siis see tähendab seda, et need dokumendid, ükskõik kas ta on siis väike paberitükk, tšekk, või on ta suur A4, kui te pildistate seda kviitungina, see tähendab seda, et nendest tuleb teha kuluaruanne. Enne need ei jõua raamatupidaja töölauale või siis ega ka teie majandustarkvarasse. Kui te valite seda, et te pildistate ostuarvena selle dokumendi, ükskõik jällegi, kas ta on väike paberitükike või on ta suur A4 paber, siis sellest ei saa enam teha kuluaruannet. See liigub otse raamatupidaja ostuarvele. Raamatupidaja töölauale siis tähendab. Ja nüüd kumba siis nüüd teha, kumba pilti, kas kviitung või ostuarve, see nüüd tegelikult selle aruande esitaja või kulude pildistaja ja raamatupidaja vaheline kokkulepe. Kui te olete nüüd siin juhuslikult raamatupidamisbüroo esindaja, kuulate seda, siis te peate oma klientidega kokku leppima, et kuidas nemad siis neid asju pildistavad teil kas ostuarvena või kviitungina ja teevad aruande. Kui te olete mõnest suuremast ettevõttest, siis samamoodi oma töötajatega tuleb selliselt kokku leppida ja et nad kõik teaksid. Aga meie ülesanne täna siis tutvustada, kuidas toimuvad aruannete esitamine, ehk siis mina pildistan hoopis valin siit kviitungi ja valin kõigepealt pildistamise režiimi. Näitan ikka, et see on elus pilt, et ma olen ise ka siin täitsa olemas. Elus pilt siit ja valin siit kviitungi välja, mis mul siin laua peal on paar tükki valmis pandud. Nii, ja valin pildista. Pilt on tehtud. Dokument läks kohe digitaliseerimisele. Tähendab seda, et Envoice proovib sealt selle kviitungi pealt leida üles need andmed. Aga sellel kviitungi pildistajal on nüüd juba ees järgmised valikud. Kõigepealt ta saab valida kategooria. Selle all me peame siis silmas kulukategooriat. Need on igas ettevõttes loodud sellised kategooriad, mida siis peab valima kasutaja. Ilma kategooriata ei saa kulu või seda kviitungitest nagu kuluaruannet teha ja aruannet esitada. Kui nüüd seda juhuslikult töötaja praegu ei taipa valida, siis tegelikult on Envoice arendanud välja ka sellise tehisintellektil põhineva lahenduse, mis näeb ära, et millised kulukategooriad teie ettevõttes on, vaatab seda tšekki, näeb, mis seal peale kirjutatud on ja proovib siis nagu sealt pakkuda kõige õigema kategooria. Igal ajal on teile võimalik see loomulikult ise valida ja ära muuta. Aga mina täna siin teen hoopis seda, et ma valin hoopis ise siin
selle õige kululiigi, mis on. Aga ja selle kululiigi valiku taga on siis see mõte, et kui te olete käinud näiteks kuskil Shanghais metrooga sõitmas või Bulgaarias restoranis, siis teie raamatupidaja ülesanne ei ole välja mõelda, et millega te tegelesite või mis liiki kulus on või mis siin tšeki peal on. Ehk et teie kui kuluaruande esitaja või see kviitungi pildistaja peate siis teadma, mis asjaga on tegemist ja teie peate siis valima välja selle kategooria nende raamatupidaja poolt loodud kategooriatest. Ja teine mõte sellel asjal on see, et siis raamatupidaja ei pea hakkama seda kulukviitungit enam käsitsi konteerima, vaid vastavalt sellele töötaja poolt valitud kategooriale, siis märgitakse sellele kulule otse õige kulukonto kohe külge. Järgmine valik selle töötajal on siis lisada see kommentaar. See on vabatahtlik ja see on nagu vaba tekst, aga see on siis raamatupidajale nähtav ja ka lõpus kuluaruandel nähtav. Panen see lihtsalt kirja, et fotoga print ja valmis. Kolmas väga oluline asi on märkida ära igale pildistatud kulule see, et mis sellest nagu edasi saab. Kas see on midagi sellist, mida tööandja peab mulle hüvitama, et kas ma tegin selle oma raha eest, maksin oma raha eest. Siin juures ei ole üldse oluline, kas ma maksin selle oma sularaha eest, oma kaardiga, naise kaardiga või ämma sularaha eest. Et kui see on hüvitatav, siis see tähendab seda, et see on vaja mulle kinni maksta. Ma olen selle maksnud oma taskust. Kui ma nüüd selle kviitungi pildistasin firma või tähendab kviitungi eest maksin firmakaardiga, siis ma lülitan välja siit selle hüvitatav ja valin siis selle õige viisi, kuidas ma selle eest maksin. See on siis, mul on siin praegu pandud näiteks firmakaart siia ja valin, et see makstud firmakaardiga. See on oluline jälle samamoodi sellel põhjusel, et kui see dokument raamatupidaja kätte jõuab ja sellest aruanne tehakse ja see lõpuks teie raamatupidaja tarkvarasse jõuab, siis on vaja ju teada ka, et raamatupidaja peab teadma, kas see kulu vajab hüvitamist teile või on see makstud firmakaardiga näiteks ja on vaja hoopis leida sellele vastet tehingut pangakaardi väljavõttelt, et siduda siis see kulu pangakaardi väljavõttega hoopis. Need on siis töötaja kohustused. Valida välja, et millist liiki kuluga on tegemist, soovi korral kirjutada sinna kommentaar ja valida ka see, et kuidas see makstud on. Ilma selle informatsioonita ei ole võimalik aruannet esitada. Nii, mulle siin kedratakse pildi peal kogu aeg, et dokument on töötlemisel, see tähendabki seda, et tegelikult dokument on juba jõudnud otseselt tegelikult raamatupidaja töölauale, kes siis peab seda hakkama üle ja mina saan tegelikult selle aruande esitada, et mind ei sega üldse see, et siin see dokument on töötlemisel kirjaga. See kviitung jõudis minu siia kviitungi seinale ja praegu on oluline ära märkida ka see, et mina vaatan seda asja kõike mobiilist siin. Vaatan oma aruandeid, vaatan oma kviitungeid, vaatan oma ostuarveid, siis tegelikult on Envoice'i mobiiliäpp kogu aeg sünkroonis nagu Envoice'i süsteemiga. Ehk ma võin minna praegu sisse logida oma veebirakendusse Envoice'is ja ma näen neid samu asju seal. Ehk ma võin siis praegu siin ainult pildistada, minna arvuti taha ja teha see aruanne valmis siis sealt. Aga kui ma tahan, ma võin selle aruande teha hoopis kohe samast mobiilist. Nii, aga ma teengi siis kohe ühe kuluaruande. Alustan uue aruande tegemist, vajutan lihtsalt pluss nupule, ükskõik mis menüüs ma siin parasjagu olen. Vajutan pluss nupule ja klikin, et soovin teha uut aruannet. Valin praegu kuluaruanne selleks aruande liigiks. Vaatan üle, et siin tekib vaikimisi on nimi minu nimega ja kuluaruanne. Ma saan seda nime siin muuta. Kuluaruanne, näiteks teeme selle, alustan ikka suure tähega. Riivo kliendi juures. Ja siia saan jälle lisada igasugused kõikvõimalikke kommentaare. Nii enda tarbijaks, et iseendal mälestus oleks, kui ka kõik teised näevad neid.
Aga lisaks ma saan nüüd aruandele valida ka näiteks osakonna ja projekti, kui minu ettevõttes need kasutuses on. Mõnes ettevõttes on kululiik või mingisugune muu nii-öelda dimensioon kasutusel, siis siin ettevõttes mina olen teinud endale osakonnad ja projektid. See on siis seotud näiteks Pärnu projektiga. Ja märgin siia, et see on Pärnu projekti kulu ja vajutan edasi. Nii, nüüd on mul võimalik siis siia lisada kulud siia aruandesse, aga ma olin juba ühe kulukviitungi tegelikult juba pildistanud teie nähes siin. Lisan selle kulu siis siit olemasolevatest kviitungitest ja võtangi see sama kviitungi ja vajutan salvesta. See lisati siia kuluaruandesse. Mul tuli praegu meelde, et mul tegelikult ma leidsin rahakostist veel ühe kortsuskviitungi ja ma saan selle siit lisada ja siit kohe otse siit aruande juurest selle pildi teha. Aga ma saan tegelikult ka lisada selle kviitungi hoopis, kui mul on näiteks juba ta pildistatud varem ja istub hoopis minu fotogaleriis. Valin siit foto või video library, saan siit valida pildi. Nüüd näitan oma pilte, teen kiiruga, valisin selle pildi ja lisan hoopis fotogaleriist oma selle pildi siia. Valin jälle kiiresti kategooria. Et oletame, et selle tegemist on kütusega ja et see on oma raha eest makstud, märgin hüvitatav. Kui te nüüd mäletate, siis esimese kulukviitungi lisasin ma siia aruandesse hoopis teise makseviisiga, mis oli nagu firmakaardiga maksud. See tähendab seda, et Envoice'is te võite lisada ühte aruandesse erineva makseviisiga kviitungid. Üks oli makstud firmakaardiga, teine oli makstud oma raha eest. Kõik need võivad ühes aruandes koos olla. Eriti käib see ju siis lähetusaruannete puhul, sest et lähetuses ikka juhtub nii, et osa midagi makstakse juba võib-olla isegi ülekandega, mingid hotellid ja lennukid ja osad asjad tuleb oma raha eest maksta ja osad firmakaardiga. Aga lisan selle kululiigi siia või selle kviitungi siia ära. Ja tegelikult lisan veel ühe kiiruga ja lisan selle hoopis uue kviitungi, lisan selle hoopis, näitan ära, et ma saan sellega arvud või siis telefonis olevatest failisüsteemist nii-öelda lisada. Võib-olla mul on siin telefonis mingisugune Dropboxi folder või Google Drive'i folder, nii et igalt poolt, ükskõik kus ma need kviitungid kogun, igalt poolt ma saan selle lisada. Ja isegi nüüd ma lisasin see tegelikult siia PDF-dokumendi, et see ei pea olema mingisugune pilt, et see võib olla ka PDF-dokument, mida siia aruandesse lisada. Valin jälle, oletame, et siin oli tegemist komandeeringu kuludega ja valin, et see on ka hüvitatav ja ütlen salvesta. Ja sisuliselt mul võibki olla nüüd aruanne valmis tehtud. Ja kui mul on tunne, et kõik on valmis, rohkem kviitungeid ei tule, siis ma saan selle aruande esitada. Aga kui ma nüüd täna seda ei esita, lihtsalt salvestan, siis ma võin homme selle aruande uuesti avada ja homme jälle uusi kulusid siia lisama hakata. Et see on täitsa okei, et ei pea kohe siit algusest lõpuni valmis tegema. Aga minul tundub, et on kõik valmis ja mina vajutan esita aruanne. Ja see aruanne ongi juba esitatud. Minu kui nüüd aruande koostaja töö on kõik tehtud. Ma võin nüüd selle telefoni tagasi taskusse pista. See aruanne on läinud raamatupidamisse ja ma ei pea enam mitte midagi tegema. Tegelikult saabub mulle kohe üks e-maili teavitus, et mu aruanne on esitatud ja järgmine teavitus tuleb siis, kui raamatupidaja on selle üle vaadanud ja kõik on hästi ja saadab maksmisele näiteks. Et minu etteaste mobiiliga lõpeb siin ja liigun tagasi arvutiekraani juurde. Võtan siit lahti hoopis Envoice'i rakenduse. Kes ennem ei ole näinud Envoice'i keskkonda, siis tere tulemast. Selline ta välja näeb. Muidugi Envoice teeb palju rohkem kui mitte ainult kuluaruandeid, kogu raamatupidamise automatiseerimine on Envoice'i nii-öelda pärusmaa. Et siis täna räägime ainult aruannetest. Olen siis logitud sama kasutajaga samas ettevõttes ja lähen menüüsse aruanded. Siin on olemas kindlasti sul nupp kviitungid, kus sa näed siis neid kviitungeid, mida sa oled pildistanud, aga mis on veel aruandesse lisamata, mis ootavad alles aruandesse lisamist.
võib-olla need kviitungid on hoopis siit arvutist üles laetud, võib-olla need on kuskil telefoni folderist siia laetud. Igal juhul on nad olemas, nendest ei ole tehtud aruannet ja nendest saab veel teha mingi aruande. Aga näitan me nüüd minu aruanded ja siin on siis näha, et mis ma olen teinud ja mis mul on veel pooleli. Et see aruanne Rivo käis kliendi juures, see, mida ma just siin teie silme all tegin, see on siin nüüd ilusti näha ja see on nüüd esitatud kujul. Et see nüüd ootab, et keegi sellega tegelema hakkaks, raamatupidaja näiteks. Aga ma olen siin veel teinud neid aruandeid ja kõik on näha. Aga samas ma näen siin, et mul on siin ka veel üks pooleli olev aruanne, mida ma ei ole veel esitanud. Järgmisena hakkan nüüd näitama seda, kuidas teha hoopis seda aruannet arvutist. Aga seekord ma ei teegi seda nüüd kuluaruannet, vaid näitan lähetusaruande põhjal seda. Selleks on mitu võimalust. Üks võimalus on minna siia kviitungid lehele, valida jälle kviitungid, millest ma tahan seda aruannet teha, öelda, et need olid mul näiteks seotud mingisuguse lähetusega ja valin need välja ja klikin siit ekraani alt servast koosta lähetusaruanne. Teine võimalus on minna lehele minu aruanded ja valida siit loo uus. Mina teen praegu nii. Valin siit loo uus lähetusaruanne. Selleks ma pean siis kõigepealt valima, mis ajal ma siis lähetuses käisin või millal ma lähen või kuidas iganes kuskil ettevõttes kokku lepitud on. Mina leppisin enda kokku, et mul toimus 6.–10. november. Valisin, et ma käin ikka natuke peenemas kohas kui Eesti. Mõtlesin, et ma käin näiteks Rootsis. Nüüd on mul võimalik lisada siia tegevusaruanne või öelda siis, et miks ma seal käisin, mida ma seal tegin, mida ma seal nägin. See on siis igas ettevõttes võib-olla kokku lepitud. Siia saab selle kirjutada ja see jääb jälle aruande juurde nähtavaks. Kui see kulu nüüd peaks olema mul mingit moodi seotud mingisuguse osakonna, kus ma töötan, ma töötan Paide esinduses, või on ta seotud mingisuguse konkreetse projektiga, siis seda ma saan ka siin alati valida. See informatsioon jõuab ka kõik ilusti sinna aruandele ja otse raamatupidamise tarkvarasse, ilma et raamatupidaja peaks käsitsi midagi tegema. Mis siis veel on see, et põhimõtteliselt ma saan siit salvestada ja hakata siia aruandesse kulusid lisama. Tehniliselt on Enwise'i veebirakenduses aruandega tegelikult võimalik palju rohkem igasuguseid nippe ja trikke teha. See on nüüd võib-olla pikem teema, kõike neid siin ei kasuta või käsitlesin tänases veebiseminaris, aga see on näiteks võimalik teha mitme isiku aruanne. Kui näiteks mitu inimest, kes koos lähetusel, siis saab teha ühisaruande. Või siis isegi tegelikult, mis on veel lihtsam, on see, et kui minul peaksin olema näiteks kellegi assistent, siis ma saan teha hoopis aruande mingisuguse oma ülemuse eest. Valin lihtsalt muudkui, aga et see lähetatav oli keegi teine ja teengi juba aruande tema eest. Võib-olla ta tõi need kviitungid minu kätte, mina pildistasin need, või siis on tema need pildistas, igat pidi on võimalik teha aruandeid. Nii, salvestan need muudatused ja asun siia kulust lisama. Kõige lihtsam viis on jälle võtta siis oma need pildistatud kviitungid ja valida need siia aruandesse juurde. Jällegi on väga oluline vaadata, et siin oleks märgitud, kuidas see konkreetne kulu on tasutud. Kas see on makstud minu oma raha eest, siis peaks olema see hüvitatav, või olema maksnud selle firma raha eest või firmakaardiga näiteks. Ja see siis on konkreetne firmakaardiga makstud ja siis ma ta niimoodi siia aruandesse ka lisan. Aga kuluaruandele või lähetusaruandele on võimalik lisada ka muid asju, mida kuluaruandel ei olnud. Näiteks päevarahad. Tahan ikka päevarahasid saada ja märgin siia pluss nupule vajutan ja valin, et tahan päevaraha saada. Selleks valin juba ettevõtte raamatupidaja poolt valmistatud päevarahasid. Mina kui töötaja siin muuta ei saa, aga raamatupidaja saab neid uusi teha ja muuta ja lisada ja vähendada. Valin, et see on tavalist päevaraha tahan saada ja et ma olin seal 4 päeva lähetuses ja klikin salvesta ja ongi päevarahad minu aruandele lisatud.
kui ma nüüd juhuslikult läksin Rootsi oma autoga või üldse kuskil käisin oma autoga, siis saab lisada ka oma isikliku sõidikuga tehtud sõidud siia aruandesse. Neid sõite võib ka olla mitu ühes aruandes, aga mina teen seda siin nii, et valin selle, mis sõidukiga ma käisin, mis kuupäeval see oli, pika maha sõitsin ja ongi kokkuvõttes vajutan salvesta. Ma võin see lisada ka kommentaari, et kui see on vajalik ettevõttes, kui see on nii kokku lepitud, siis saab öelda, et miks ma sõitsin või mida iganes. Kui nüüd ettevõttes on komme, et kõik need sõidud pannakse kirja auto odomeetri näidu järgi, siis ka see võimalus on Envoice'is olemas, seda tuleb lihtsalt seadistustest lubada, et töötaja ei kästa siis mitte kirjutada läbitud distantsi, vaid siis odomeetri alg- ja lõppnäit. Seda saab siis seadistustest teha. Aga mina kirjutasin lihtsalt, et ma sõitsin 234 kilomeetrit ja vajutan salvesta. Ja nii ta käib. Nüüd minu lähetusaruanne on juba peaaegu valmis ja tegelikult ongi valmis. Ma lisasin päevarahad, lisasin ühe kulukviitungi, ma saan neid siia loomulikult rohkem lisada, kas või 10 või 20 või 100. Lisasin oma sõidud ja klikin esita. Nii lihtne see ongi. Et polegi midagi keerulist. Vajutan esita ja see lähebki raamatupidajale juba ülevaatamiseks. Kui nüüd ettevõttes on kasutusel kinnitusring ja on selline kokkulepe, et aruanded ja ka muud kuludokumendid vaatavad üle keegi, kes iganes raamatupidaja juht, siis tegelikult on siin ka kinnitusringi võimalus, nagu minu siin sellel ettevõtte kontol on. Kui ettevõtte seadistutes seda ei ole lubatud, siis seda võimalust siin ka näha ei ole, siis on lihtsalt esita nupp. Aga ma teengi nüüd seda, et klikin esita. Nii, see aruanne on esitatud. Näen seda nüüd menüüs minu aruanded ja ta on jõudnud esitatud staatusesse. Järgmine teema oli siis see seadistamise pool. Seadistamine toimub siis Envoice'i veebirakenduses. Et võtan ette menüü seadistused ja peaaegu kõik seadistused on koos ühes menüüs nimega kulud. Ja esimene võimalus on mul siis ära seadistada lähetus ettemaksu konto. Kui siis siin need kõik ära seadistada, siis mõte on siis selles, et siis see informatsioon jõuab ka otse raamatupidamiste tarkvarasse. Et kõige olulisem asi on siis kululiigid. Et need, mida ma näitasin teile, et see on siis see, mida töötaja saab mobiilist, kui ta selle pildi teeb, valida. Siis ta saab valida, mis liiki kuluga on tegemist. See on nüüd siis ettevõtte administraatori ülesanne seadistada need õigesti ära. Et need oleksin see nimekiri, oleksin täpselt need, mida teie ettevõttes kasutatakse. Aga seadistamine tähendab siis seda, et tuleb need olemasolevad kululiigid siis avada, muuda nupust. Ja siis siduda siis konkreetsete raamatupidamis selliste väärtustega, et kas on siis õige kulukontoga näiteks, et kui töötaja valib kululiigi nimetusega elektritarvikud, siis sellele läheb külge kohe kulukonto, vastav see, mis te siin olete valinud. Kui te tahate, siis te saate loomulikult siduda selle konkreetse kululiigiga mingi järgmiste dimensioonidega, kas mingisuguse artikliga, mingisuguse osakonnaga, projektiga ja nii edasi, nii edasi. Mida te saate veel teha iga kululiigi puhul on see, et valida, kas seda kuvatakse üldse aruande juures või mitte. Et kas mõnda kululiiki võib-olla kuvatakse ainult lähetuskulude juures, mõnda ainult majanduskulude juures. Aga kindlasti vaadake nimekiri üle, muutke neid nimesid, nii nagu need teile sobivad, muutke neid seadistusi ja mis kõige olulisem, seadistage ära see kulukonto, millele vastab siis see konkreetne kululiik. Päevarahad on järgmine menüü, mis vajab seadistamist. See on nii, nagu teil on lähetustel, kui teil neid lähetused on, et siis te siia need ise teha, et kas need 1, 2 või hoopis rohkem. Neid saab siin päris peenelt häälestada, et tavalisel hetkel võib-olla piisab nagu ühest päevaraha valikust, aga vähegi keerulisemal ettevõttel on võib-olla vaja seadistada seda, et näiteks teatud riiki minnes on päevaraha midagi muud hoopis. Et ma saan siia panna näiteks, panen siia korraks Rootsi päevaraha
ja määre on selle, et see on näiteks kehtib ainult sihtkoha Rootsi puhul. Ja siis, kui see tähendab seda, et kui kasutaja on valinud, siis, et ta käis Rootsis, siis temale kuvatakse siis seda päevaraha, et seda ta siis saab ainult sellisel juhul kasutada. Seadistada saab ka kõik need sõidu hüvitamisega seotud asjad. Et see, et milline on siis see teie ettevõttes kokku lepitud kilomeetri hüvitis, kas see hind on fikseeritud või kasutaja saab seda ise muuta. Ja ka samamoodi, täpselt samamoodi on vaja siis seadistada ära see kulukonto, et kuhu need kulud lähevad, kui töötaja on märkinud, et ta käis oma autoga sõitmas. Odomeetri näitudest mainisin kiirelt, seda saab ka seadistada, et kas see on kasutuses või ei ole kasutuses. Ja soovi korral võib ka panna peale nagu piirmäärad nii-öelda. Ehk siis töötaja ise näeb, et meie ettevõttes on lubatud kuus näiteks 1000 euro eest, jube äge ettevõte oleks. Aga panen, et hoopis 100 euro eest ja siis töötaja näeb, et kui tema seal mingit aruandeid teeb, siis et kui palju ta on juba oma limiidist kulutanud ja kui palju ta veel alles on. Veel üks oluline asi on, mis on seotud kuluaruannete seadistamisega ja see on makseviisid. Selleks ma lähen menüüsse raamatupidamine, kus on ka kõik teised muud raamatupidamisega seotud seadistused, nagu kontod, dimensioonid, käibemaksud ja nii edasi, aga ma lähen hoopis menüüsse makseviisid. Ja siin on nüüd näha need makseviisid, mis minu ettevõttes on kasutusel. Ja need on ka need, mida siis töötaja saab valida selle kuluaruande esitamisel. Ja oluline on siin seda, üks kõige olulisem asi on siis muuta või seadistada makseviis aruandevisik. Ehk siis see on siis see, mis tähendab, et kui mõni kulu on märgitud hüvitatavaks, ehk siis mis sellise kuluga juhtub. Ja see on siis liiatsi nupust, saab siis valida sellele kulule kas siis vastaskonto ostuarvel või hoopis sellise müstilise asja nagu koodi. Nüüd see on päris täpne seadistus, sõltub teie raamatupidamistarkvarast. Mõnedes tarkvarades, kus on olemas makseviisid, tasumisviisid, tasumistingimused, seal on sageli nendel kõigil asjadel olemas kood. Ehk siis tuleb vaadata sealt raamatupidamistarkvarast selle konkreetse makseviisi, näiteks mis ta siis on seal aruandevisik või aruandevisik kulud või mis iganes see tehtud on sinna, selle konkreetse makseviisi kood ja see siia invoice'is, siia koodi lahtrisse märkida. Kui ei ole selles ettevõttes või selles majandustarkvarasse kasutusel, siis saab alati märkida ära nii-öelda invoice'is vastaskonto ostuarvel. See tähendab siis seda, et see on nii-öelda siis vastaskonto või võlakonto, kuidas iganes seda nimetate. Ehk siis, et kui töötaja pildistas Alexela kütusekviitungit, siis see nii-öelda see võlg ei teki teile Alexela ees, vaid see on ikkagi arveldus, et te olete nagu võlgu sellele töötajale ikkagi selle summa. Samamoodi siis selle järgi siis invoice saab reguleerida, kuhu see kulu saadetakse. Ehk et kui näiteks võtta tuua näiteks Merit Activa, siis kui on märgitud siis see aruandveisiku kulu, siis see liigub seal aruandveisikute kuludesse. Nii, ehk siis käisime üle, et olid seadistused, kulud, on enamused kuludega seotud seadistused, mida on vaja teha. Ja üks asi veel siis menüüst seadistused, raamatupidamine, makseviisid, kus siis tuleb teha. Siin võib ka nüüd üle vaadata need teised makseviisid, mis on eriti siis, mis on seotud firmakaardiga. Ehk siis siin samamoodi siis saab märkida ära, et kas see on mingisugune, kuidas kuskil ettevõttes kombeks on, kas siis vastavas pangakonto vastu või siis ongi sellised makseviisid tehtud nagu kaartidele eraldi makseviisid. Ma nüüd võtan järgmise rolli, võtan nüüd raamatupidaja rolli ja lähen jälle menüüsse aruanded. Nüüd minul kui raamatupidajal on siin olemas menüü töölaud.
töölaud on see koht, kuhu tekivad mul need teised töötajate poolt esitatud aruanded. Siin need on jagatud ka mitmesse kategooriasse. Osad vajavad ülevaatamist ja osad on esitamata. Esitamata on need aruanded, mida ma näen, et töötajad on teinud, aga mingil põhjusel on siis esitamata jätnud. Võib-olla see on teadlik, võib-olla ta teeb omale mingisugust, võib-olla teeb mingit seda sõidupäevikut peab siin ja kuu lõpus esitab, aga võib-olla ta lihtsalt unustanud. Igal juhul, kui on vaja, siis mina saan raamatupidajana selle avada ja selle töötaja eest esitada. Aga üles jäänud on mul siis sellised, mis on mul juba nagu esitatud siia ja mida mina pean üle vaatama. Raamatupidajana pean ma siis kuskilt otsast pihta hakkama ja klikin siin esimesele aruandele ja ma näen siis seda, et Ketas Lõikur on selle koostanud, üks minu töötaja, ja on käinud kliendi kohtumisel Tartus. Vähemalt selliseks on ta selle aruande nime pannud. Ma näen, millised on siis need kuludokumendid, mis ta siia lisanud on. Siia paar arvet. Ja siis ma näen ka tegelikult seda, et ühe arve summa on maksmisele 0. See tähendab seda, et tegelikult ta on märkinud selle kulu makstuks mingisuguse firma kaardiga. Võib-olla see siin hetkel mul ei olegi oluline, aga ma tegelikult seda näen. Ma saan siia Kviitungile ka tegelikult klikkida ja näha, et mis dokument see siin oli, kui mul vaja peaks olema. Aga tegelikult hakkab raamatupidaja töö on siis selline, et ta peab hoopis vajutama siia konteeri nupule. Siit hakkab tema töö. Siin vahepeal oli ka küsimus, et kui aruande esitaja midagi valesti teinud, tegelikult mul on siin üks hästi põnev nupp, ma saan tegelikult sellest saata tagasi siit tähele. Mul on tegelikult mitu varianti, ma saan siin järgmise sammuga konteeri, saan selle kõik tema töötaja tehtud vead ära parandada, aga kui see töötaja on juba liiga lohaks läinud ja neid vigu pidevalt teeb, siis ma tegelikult saan kasutada ka seda nuppu saada tagasi esitajale. Ja siia ma saan siis talle lisada kommentaari, et mis ta valesti on teinud või mis ta tegemata jätnud ja saan selle tagasi saata. Aga ma olen täna siuke andestav raamatupidaja, vajutan lihtsalt konteeri ja ma parandan ise ta vead ära. Ja minu ülesanne tegelikult siin vaates on nüüd ainult vaadata seda pilti, vaadata, millega on tegemist, kas ta käis jälle siin Tokyos metrooga sõitmas või on ta käinud mingisugune cappuccinot joomas kuskil Londonis ja kui see nüüd kõik on korrektne, see on meie ettevõttes okei hüvitatav ja siis ma võin vajutada kinnita. Mida ma siin veel näen on tegelikult see, et töötaja on valinud siia kululiigiks kontoritarbed. Ja tänu sellele, et tema on valinud kululiigiks kontoritarbed, on ka tekkinud minul see kulukonto kantselei kaubad ja postikulud. Kui see nüüd juhuslikult on okei, siis ma vajutan kinnita. Kui see nüüd ei ole okei, siis ma saan alati seda muuta. Ma olin täna see raamatupidaja, et vaatan, et see on tegelikult see, ma arvan, et see on ikkagi hoopis lähetuskulu ja märgin selle hoopis vahetan kulukonto ära lähetuskuluks. Töötaja jälle on jätnud märkimata, tegelikult valimata näiteks, et see oli seotud projektiga, mis iganes pika numbriga projekt see meil on. Ja muutsin need asjad ära ja nüüd kinnitan hoopis selle sellisena. Järgmisena kuvatakse mul ette see järgmine kulukviitung, mis selles aruandes oli ja minu ülesanne on lihtsalt jälle vaadata see pildi peale, et jah, tegemist on sellise asjaga ja vaadata, et kõik läheb õigele kulukontole siin vasakul ja vajutada kinnita ja ongi kõik kinnitatud. Selle aruandega on tehtud. Ma olin selline sõbralik raamatupidaja, parandasin ise töötaja eest ühe vea ära ja vajutasin 2 korda kinnita, kuna kõik ülejäänud informatsioon tekkis siia aruandesse mulle juba automaatselt, siis minu töö raamatupidajana oli täna suhteliselt lihtne. Mida ma näen veel siin, et siin tegelikult tekkis ekraanile pilt, kinnitusring on rakendumisel. See tähendab seda, et tegelikult see aruanne läks nüüd Google'le kellelegi ülemusele kinnitamiseks, kes siis ka ütleb, kas tegelikult okei oli või ei olnud. Aga mina vaatasin selle raamatu poole üle.
Kui nüüd ettevõttes ei ole kinnistusringi kasutusel, siis tekib see nupp edasta, mis tähendab, saab saata selle aruande kohe raamatupidamistarkvarasse või kui automaatne edastamine on juba sisse lülitatud, siis see tegelikult see lähekski juba automaatselt raamatupidamistarkvarasse. Ja siin on nüüd oluline märkida seda, et siin oli ka sellel konkreetsel näitel oli vist näha, et tegelikult see aruanne, näiteks siin see kviitung oli siin hoopis Inglismaa rahas, Inglismaa naeltes 10.75 aruandesse on ta tegelikult siis meil konverteeritud meie kursiga juba eurideks, ehk et aruandesse saab lisada erinevas valuutas neid kviitungeid, kõige selle peale on mõeldud. Teine asi on see, et siin on näha aruandes on 2 erineva makseviisiga kviitungit olnud. Üks on see, mis on maksmisele töötajale välja läheb, on 240 €. Teine, mis on makstud firmakaardiga. Ehk et need andmed jõuavad ka raamatupidamistarkvarasse täiesti õigesti, et ei hakka välja maksma seda kulukviitungit, mis ta tegelikult on firmakaardiga makstud, see ei näidata seda teile, kui et see oleks vaja töötajale välja maksta. See nüüd natuke sõltub ka sellest, mis raamatupidamistarkvara kasutatakse, kuidas see täpselt kuhugile jõuab. Seda me saame kõiki täpselt, saab juba meie sellist juhendmaterjalist vaadata. Mul on nüüd võimalus minna, võtta siit töölaualt järgmine aruanne, mis vajab ülevaatamist. Või teha näiteks üks küsimus oli ka see, et kuidas siis töötaja eest aruannet teha. Et ma näitaks nüüd selle ka hea meelega ära. Selleks ma lähen, kuigi ma olen raamatupidaja ja lähen menüüsse minu aruanded, et siis mul on võimalik see siit avada siit ka, aga nüüd ma näitan ka teistpidi, et ma lähen hoopis menüüsse kviitungid ja oletame, et ma olen selline raamatupidaja, kellel ei ole kviitungeid, siis ma saan tegelikult valida selle töötaja, kelle kviitungeid ma hakkan vaatama ja millest ma aruannet tegema hakkan. Et ma nägin, et siin härra Ketaslõikuril on jälle siin üks kviitung pildistatud. Ta helistas mulle, et ta ei saa ise aruannet teha. Võtan siit kviitungite menüüst tema nii-öelda pildistatud kviitungid, valin selle ja koostan sellest uue kuluaruande. Edasi on juba kõik täpselt sama. Aruande isikuks tuleb hoopis teine inimene. Ja mina olen küll see, kes selle töö ära teeb tema eest, aga klikin lihtsalt nüüd esita ja oligi nüüd selle teise töötaja poolt pildistatud kviitungitest tehtud aruande esitatud.